No nii, tere sõbrad, Hõbekunn siin. Ja täna mõtlesin, et räägime sellest, et kas praegu oleks õige aeg osta kulda või hõbedat. Ja miks? Teeme lühida kokkuvõtte kohe ära, et praegu on siis kulla ja hõbeda selline suhe või siis kuidas öelda, gold and silver ratio on 80:1. See tähendab siis seda, et osta ühte untsi kulda, üks unts kulda, on sul vaja 80 untsi hõbedat. Ehk siis 80 untsi hõbeda eest saad hetkeseisuga ühe untsi kulda. Aga räägime siis natuke lähemalt, et tegelikult see summa on väga kõrge praegu. Või siis võtame seda niipidi, et kas kulla hind on liiga kõrge hetkel või hõbeda hind on liiga madal äkki. Et see tähendabki nüüd seda, et võtame nii, et kui tavaliselt vanasti nagu, et osta ühte untsi kulda, oli sul vaja kõigest 16 untsi hõbedat. See on 16 ühe untsist münti. Vanasti oli niimoodi, et 16 untsi hõbedat, sellest said ühe untsi kulda. Aga hetkel on siis niimoodi, et 80 untsi hõbedat, et saada üks unts kulda. See tähendab seda, et hetkeseisuga ometigi võiks ju siis osta hõbedat. Kuna hõbe on siis nagu kuld on hetkeseisuga liiga kallis võib-olla siis. Et 80 untsi hõbedat on vaja, et osta üks unts kulda. Kuigi kunagi oli, et 16 untsi eest said ühe untsi kulda. Kuna hetkel on 80, siis mina isiklikult, vaata, ma ei ole mingisugune investeerimisnõustaja ega midagi. Aga võtame seda nii, et kui praegu investeeriksite näiteks oma kõik raha, mis te oleks näiteks muidu kulda pannud, investeerite hõbedasse. Vaikselt iga nädal või iga palgapäev natuke ostate. Ja ühesõnaga, ostate. Ja kui see vahe, kulla hõbeda vahe näiteks peaks minema umbes sinna 61 või 51, et siis ma arvan, et oleks õige aeg hakata vahetama. Et näiteks siin on kinnine karp, siin on 20 untsi, siin on 25, 45, võtame siis näiteks 2, 4, 5. Siin on siis 50 untsi hõbedat praegu. Et selle 50 untsi vahetaksite näiteks ühe untsi kulla vastu ja see kõik, mis on siin, jääks teile alles. Saaksite veel omakorda kulla vastu vahetada või mis iganes. Et praegu see tundub lihtsalt, et kas kulla hind on liiga kõrge või hõbeda hind on liiga madal. Ja mina siiski arvan, et kuld võib veel lähimate aastate jooksul teha kõva tõusu. Aga kuna kuld ja hõbe on alati koos käinud, siis see tähendab seda, et arvatavasti võib hõbe järgi minna. Ja isiklikult, nagu minu arvamus on see, et hõbeda hind on liiga madal. Ja mõelge, kui näiteks, no võtame suvalise känguru. Kui selle saate tänasel päeval 2023 aastal, mis kuu praegu on, 5. august, kui selle mündi saate kuskil 28 euroga. Aga mis siis, kui hõbe hakkab ka nüüd varsti tõusma ja seesama ühe untsine münt on varsti 50 eurot.
et hõbe läheb kulla hinnale järgi. Mõelge selle peale. Palju te siis saaksite kulda osta või nagu raha, kui te maha müüksite. Et mina arvan, et hõbedat jääb iga aastaga aina vähemaks ja seda on aina raskem nagu seadmetest, asjadest tagasi nagu teha, et kõik need päiksepaneelid, meditsiin, igasugused ehted, päiksepaneelid, elektriauto, akud, kõik asjad, mis tänapäeval hõbedat tahavad, et täielikult ju maailm üritab rohepöörde poole edasi minna, et ma arvan, lähimate aastate jooksul võib siin hõbedaga juhtuda midagi enneolematut. Ja ajaloo jooksul minu arust on hõbe isegi olnud $50 kandis ära kunagi. Et see võib vabalt juhtuda ja see võib minna veel 10 kordi kõrgemaks. Et minu selline soovitus, no mis soovitus? Ma ei soovita midagi, igaüks teab ise, mis ta oma rahaga teeb. Aga mida mina teen on see, et hetkel koguksin või siis paneksin oma raha hõbedasse nii palju kui võimalik. Ja kui need hõbeda-kulla suhted muutuvad, siis kas oleks aeg müügiks või siis vahetaks osa hõbedat kulla vastu. Ja niimoodi aastate jooksul sa teedki edasi-tagasi nii kaua, kuni sul on korralik portsjon igast kraami ja oledki valmis oma pensioniks. Või siis, kes tahab lihtsalt kogub praegu nii räigelt hõbedasse, nagu ei huvitagi, need hinnad ei müü. Muudkui ostab iga palgapäev 20 aastat järjest ja tolle aja peale võib juba midagi enneolematut siin olla. Et ühesõnaga igatepidi soovitan väärismetallidesse investeerida. See ei ole mitte kunagi olnud kiire raha teenimisvõimalus. See nõuab väga palju aega. Ja nii lihtne ongi, kui sa saad aru kulla ja hõbeda suhtest, siis sa võid päris palju teenida või tarku tulevikkuplaane omal teha. Et aga selline see video oli ja loodan, et saite natuke midagi aru ja näeme juba tulevikus. Davai, tšau!